Proovime siis valmistada sellise lillepoti, lillekasti terrassile, rõdule, kuhu keegi ta panna just tahab. Selleks on meil vaja siis neid 3 imepärast tööriista ja jupplauda. Umbes kuskil 1,20 m pikka juppi. Minul on ta siin 20 cm lai umbes, 1,20 m pikk, sellest peaks tulema välja selline pott. Selleks, et see potti teha, oleks vaja meil kõigepealt lõigata välja siis 4 sellist lauajuppi. Mina lõikasin nad umbes 24 cm pikad. Kes tahab, võib ju kõrgema poti teha, kes tahab, võib madalama poti teha ja selliseid lauajuppe meil oleks esialgu vaja siis 4 tükki. Tõmbame saagimiseks siis ette sirge joone. Siin on nüüd siis saetee kolmnurk siukene, mille järgi näha, et hoiate joont selles kolmnurgas sees ja lükkate vaikselt ja ta läheb täpselt mööda joont. Seejärel lõikame need lauad nüüd niimoodi koonusesse, nagu siin näha on. Kui laia siit alt keegi teha tahab, see on kõik enda soov kellegil, kuidas ta teha tahab. 2 lauda siis lõigata ühte mõõtu koonusesse ja 2 lauda siis kindlasti alt koonus 2 korda kitsam ja ülevalt ka 2 korda kitsam, kui on lauapaksus. Nii ja need 2 tükki siis, nagu rääkisin, siit alt siis võtta 2 korda selle lauapaksus kitsam see alt osa, ehk siis ka ülevalt tuleks võtta 2 korda maha. Lauapaksuseks on meil 20 mm, ehk siis 4 senti peaks olema ta kitsam. Kui me ennem võtsime siit servast 3 cm, siis paneme siia 4 cm juurde, siis 7 cm. Ja siit tipus siis 4 cm. Ja nüüd siis midagi muud uuesti lõikama. Meile juba tuttav operatsioon. Pitskruviga jälle see siia laua külge. Kui lauad nurga alla saetud, jõuame järgmise operatsiooni juurde, kus meil tuleb abiks see pisike nakutrell. Võtame selle kruvihoidja siit eest ära, et oleks meil mugavam tööd teha. Valime siit puuri, see täpselt tuligi otsa. Ja puurime väikesed avad siia ette, et vältida seda ohtu, et kruvi võiks selle laua puruks keerata. Augud puuritud, järgmiseks siis kasutame kruve ja keerame selle poti kokku. Selleks valime siit vastavalt kruvidele kruvikeera otsiku. Minul on ta torks, kasutan torkskruve. Suuruseks on siin hetkel mul ta siis 3x4 ja peenike kruvi paraja pikkusega, et see pott kokku keerata. Nii, ja jõuame põhja juurde. Võtame selle aluse ära. Mina teeks ta kuskil mõlemalt poolt sentimeeter üle. Mulle ta meeldib nii, kes tahab, võib teha ka täpselt põhja suurusega selle aluse. Puurisin, märkisin peale jutid, poti sisemise mõõdu jutid, mille järgi oleks hea siis märkida ära, teha kruviaugud ette, puurida, kuhu kruvid lasta, et oleks hea lihtne pärast panna, et ei peaks palju mõõtma möllama. Nii, põhi all meil. Selleks, et nüüd siia vesi sisse ei jää, kui kastate või kui vihma saab, kui ta teil õues täitsa on, võiks siia alla põhja teha pisikese augu. Kes teeb puuriga, kes teeb multifunktsionaalse tööriistaga, mina kasutaks seda.
sees, vesi jookseb välja. ja nüüd jääb meil üle siis lihvida, selleks kasutame jälle sedasama multifunktsionaalset tööriista, paneme siia peale lihvpaberi aluse ja hakkame lihvima. Kui asi lihvitud, siis jääb viimistleda. Kes tahab, jätab ta puiduvärvi, kes tahab, värvib ta mingit tooni. Toone erinevaid on saada poes väga palju. Mina jään seda nüüd siia siis viimistlema, aga teie puukuuri otsima omale lauajuppi ja lillekasti valmistama.